Kui Venemaa tungis Ukrainasse, arvas Putin, et tal on olemas kõik vajalikud kaitsevahendid. Ukraina ei saanud niikuinii Venemaad rünnata. Sellel polnud rakette. Mille pärast pidi Venemaa muretsema? Ise keiser kroonitakse varsti Ukraina valitsejaks, aga keisril pole riideid ja ka tema riigil mitte. Venemaa jäi Ukraina ees täiesti paljaks, võimaldades korduvaid lööke Putini krooni juveelidele. Löök löögi järel purustab kõik Venemaal, sest Ukraina on muutunud saagist kiskjaks. Ukraina on nüüd õhujahtija. Ta valitseb taevast, kuna kogu Venemaa kaitsevõrk on kokkuvarisemise äärel. Keegi poleks seda osanud oodata. Enamiku Ukraina sõja ajast on keskendutud õigustatult sellele, mida Ukraina suudab teha, et end kaitsta Venemaa ühendatud maapealse rünnaku ja pidevate õhurünnakute vastu. Rünnakule minek polnud jututeemaks. See oli eriti nii aastal 2022. Aga isegi veel aasta tagasi räägiti sellest, kuidas Ukraina võiks kasutada oma üha paranevat droonitehnoloogiat, et luua kaitsemüür Venemaa lakkamatute rünnakute vastu. Viimase ajani võttis meeleolu suurepäraselt kokku Atlantic Councili juulis 2025 ilmunud artikkel. Ukraina sõjaväe uuenduslik ja kiiresti arenev mehitamata õhusõidukite kasutamine kihilise kaitse loomiseks nimetatakse sageli droonimüüriks. Nagu artikkel väitis. Ülejäänud tähelepanu keskendus sellele, kuidas Ukraina kaitsevõime arendamine võiks luua eeskuju, mida kogu Euroopa saaks järgida, et ehitada omaenda kogu mandrit kattev droonimüür. On kindlasti tõsi, et Ukraina droonide valdamine on ja jääb riigi kaitsevõime jaoks võtmetähtsusega. Kuid aasta 2026 on toonud kaasa suure muutuse selles, kuidas Ukraina droone tajutakse. Kui varem olid need droonid kaitsjad, piirdudes Vene rakettide hävitamise ja rindel kaotuste tekitamisega, siis nüüd on neist saanud tõelised tapjad. Kui liigume aastasse 2026, on midagi muutunud selles, kuidas Ukraina droone kasutab. Äkitselt hakkasid sügavad löögid Venemaa territooriumile, mis hävitasid energia- ja sõjalist infrastruktuuri, kaasnema ka keskmaa rünnakutega. Hordid uusi droone hakkasid lendama üle rindejoone, kukkudes alla Venemaa logistika, juhtimispunktide ja varustusliinide pihta, et nõrgestada Putini vägesid rindel. See ei pidanud olema võimalik. Ukraina asus rünnakule relvadega, mis pidid aitama tema kaitset ja Venemaa hakkas muutuma haavatavaks. Kuidas see juhtus? Süüdi on Putini arrogants ja tema võimetus isegi kaaluda võimalust, et Ukraina võiks kunagi arendada mingeidki pika- või keskmaa võimekusi. Putin eksis. Ja tema õuduseks kasutas Ukraina oma kasvavaid droonivõimekusi, et hakata ründama ainsat asja, mida Venemaa pidi kaitsma, et end kaitsta, Ukraina vallandatud droonisõja eest. Vene õhutõrjesüsteemid on sadade kaupa kokku varisenud. Rahvas, kes oli kunagi saakloom, on arenenud kiskjaks, kes valitseb taevast. Ja sellega on ta paljastanud Venemaa. Väed okupeeritud aladel on kaitsetud, ilma õhutõrjeta, mis pidi neid kaitsma. Venemaal endal on Ukraina liikunud piiriäärsete piirkondade ja taristu ründamiselt Venemaa kroonijuvelide, sealhulgas Moskva ja Peterburi ründamiseni. See kõik oli osa Ukraina plaanist ja tänu Tohne avatud allika kollektiivi raportile näeme, et see plaan oli mitu kuud ette valmistatud. See kollektiiv suutis kinnitada 1530 niinimetatud kineetilist rünnakut Venemaa sihtmärkide vastu nii Venemaa mandri osas kui ka okupeeritud Ukrainas ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026. See on peen viis öelda drooni- ja raketirünnakud, kuid tõeliselt huvitav on siin see, mida Ukraina otsustas enamiku neist rünnakutest sihtida. 1530-st viidi 493 rünnakut läbi Venemaa õhutõrje infrastruktuuri vastu, mis hõlmab nii õhutõrjesüsteeme endid kui ka radareid ja muud sarnast toetavat varustust. See on umbes kolmandik kõigist Ukraina rünnakutest umbes 3 kvartali jooksul, kuid sellega asi ei piirdunud. Samuti rünnati A2AD vahendeid, millest Ukraina droonid tabasid 433 sihtmärki. A2AD tähendab Anti-Access Area Denial ehk ligipääsu tõkestamist ja see on sõjaline termin, mida kasutatakse kõige kohta, mida armee kasutab selleks, et takistada vaenlasel pääsemas territooriumile, mida armee kontrollib. Me räägime sellistest asjadest nagu elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mida sageli kasutatakse droonide kursilt kõrvale juhtimiseks ning ka kopteritest ja lennukitest, mida saab kasutada Ukraina poolt lastud droonide hävitamiseks. Teisisõnu, vahendid, mis toetavad Venemaa püüdlusi kaitsta õhuruumi nende territooriumite kohal, mille ta on varastanud. Alates Točne esialgsest raportist on Ukraina veelgi enam keskendunud oma strateegiale hävitada Venemaa õhutõrjesüsteeme.
Nüüd on 54,8% Ukraina rünnakutest suunatud õhutõrje hävitamisele, kuna Ukraina jätkab juba niigi järjekindlat kampaaniat, et kahjutuks teha riik, mis on nii kaua püüdnud Ukraina suveräänset territooriumi tükkhaaval hõivata. Ukraina ei ole enam ainult kaitses. Õhus on ta nüüd rünnakul. Ja need rünnakud on saanud võimalikuks, sest Ukraina on eemaldanud kaitsesüsteemid, mis pidid neid peatama. Just need relvad, mis olid mõeldud Ukraina droonide hävitamiseks, on langenud selle ainsa asja ohvriks, mida nad pidid peatama. Nüüd tunnevad sama valu ülejäänud Venemaa ja okupeeritud alad. Nagu Točne ütleb, on karu pimestatud ja me peame vaid vaatama, mida Ukraina on teinud Venemaale, nii okupeeritud aladel kui ka Venemaal endal, et mõista, mida see tähendab. See rünnak räägib kogu loo. Kogu RR-280 Novorossija maanteel, mis ühendab Venemaa Rostovi piirkonda Krimmi ja okupeeritud Ukraina lõunaga, lendavad droonid ja veokid põlevad. Liikumis sellel maanteel on nüüd piiratud pärast seda, kui Ukraina hävitas 1. juuniks 150 sõidukit ja tõenäoliselt veel 10, kui mitte 100 rohkem pärast seda. See maantee on maismaa sild, mis ühendab Venemaad Krimmiga. Venemaale on ülioluline hoida varustusteed avatuna nii okupeeritud poolsaarele kui ka Ukraina lõunaossa. Kuid nüüd on see praktiliselt kasutuskõlbmatuks muudetud uue põlvkonna keskmaa droonide poolt. Selle maismaasilla halvamine sai võimalikuks tänu sellele, et Ukraina hävitas suure osa Venemaa õhutõrjest. Ja selliseid näiteid on veel palju. Juunis saatis Ukraina droonid ründama Tšennari silda Hersoni oblastis. See sild on veel üks logistiline arter, mis ühendab Krimmi Ukraina okupeeritud lõunaosaga ning Ukraina on selle tuvastanud kui järgmise sihtmärgi, mida rünnata nüüd, kui Venemaa õhutõrje on kokku varisenud. 9. juunil avaldas Hersoni nukukuberner Volodõmõr Saldo, et Ukraina on korraldanud järjekordse rünnaku silla pihta, kahjustades seda taas pärast 7. juuni rünnakut, mis oli juba sundinud Venemaad juhte teisi teid kasutama suunama. Korduvad rünnakud ei peaks olema võimalikud. Isegi kui anda Venemaale veidi armu selle eest, et nad ei suutnud 7. juuni rünnakut peatada, oleksid nad pidanud paigaldama õhutõrje, et takistada teist rünnakut 9. juunil. Venemaa ebaõnnestus. Mitte sellepärast, et ta ei tahtnud paigaldada kaitset või ei näinud Tšernihivi silla tähtsust. Venemaa probleem on see, et sadade ja sadade õhutõrjevahendite kaotamine on jätnud tema kaitse täiesti hõredaks. See vähene kaitse, mis Venemaal okupeeritud aladel oli, on nüüd maha rebitud, jättes paljastatud ja kaitsetu armee, mis ei suuda kuidagi Ukraina droone peatada. Sellepärast näemegi korduvaid rünnakuid. Venemaa teab, et need on tulemas, kuid tal pole piisavalt kaitsevahendeid, et midagi peale hakata lähenevate hordidega. Venemaa õhutõrje kokkuvarisemise valu ei tunne ainult okupeeritud Ukraina. Ka Peterburi, mis on Putini kodulinn ja Venemaa hiilguse kroonijuveel, on saanud löögi. Putin valis selle linna iga-aastase rahvusvahelise majandusfoorumi toimumiskohaks, kus Venemaa näitab oma majanduse väidetavat tugevust ja loob suhteid teiste riikidega. Vene Davos, nagu seda on kutsutud, toimus 3. juunist 3 päeva järjest. Ukraina raamistas ürituse droonirünnakutega. Foorumi avapäeval tabati Peterburi ümbruses olulisi rajatisi ning foorumi leppedes järgnesid uued rünnakud. Ajastus polnud juhuslik. Ukraina tahtis, et Venemaa teaks, et ta suudab Peterburi igal ajal tabada ning valis selleks hetke, mil kõik pilgud olid linnale suunatud. Mõtle, mida see tähendab. See üritus oli Venemaa jaoks näituse akna rollis. Peterburi oli nii hästi kaitstud, kui see üldse võimalik oli, et tagada, et midagi valesti ei läheks. Ja sellest polnud ikkagi kasu. Ukraina droonid murdsid läbi Venemaa õhukaitse, mis ütleb sulle kõik, mida sa pead nende kaitseseisukorra kohta teadma. Need rünnakud toimusid ka pärast Venemaa haletsusväärseid võidupüha paraade. Need paraadid, mis peaksid olema veel üks suur näitus, seekord Venemaa sõjalisest jõust, olid nii tagasihoidlikud, et Moskva Punase väljaku paraadil ei olnud näha ühtegi sõjatehnikat. Miks? Venemaa kartis, et Ukraina kasutab paraadi võimalusena rünnakuks ja teadis, et Venemaa lagunev õhutõrjevõrk ei suuda peatada piisavalt suurt droonide parve. Nagu Euroopa Parlamendi liige Kristjan Teres ütleb, on Leningradi ja Moskva piirkonnad väga tihedalt asustatud ning majanduslikult elutähtsad Venemaa sõjamasinale. Ukraina viib nende vastu edukalt läbi klassikalist majandus- ja psühholoogilist sõda. See on olukord, mille Ukraina on loonud oma rünnakutega Venemaa õhutõrje vastu. Need on nii palju nõrgestatud, et kogu Venemaa ja okupeeritud alad on haavatavad. Ja mitte miski sellest ei lähe Venemaa jaoks paremaks. See, mis kunagi oli Venemaa suurim tugevus, on muutunud tema suurimaks nõrkuseks ja see on Ukraina sõjas murranguline. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletame meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui teile meeldib see, mida meie kanalil näete, siis kindlasti vajutage tellimise nuppu, et ei jääks ühestki videost ilma.
siin on, mida see kõik tähendab Venemaa jaoks, kui Putin jätkab oma hukatuslikku kampaaniat Ukraina vallutamiseks. Venemaa on nüüd paljas. Tal ei ole piisavalt õhutõrjet, et isegi ligilähedaselt kaitsta kõiki oma varasid. Ja see ei tule mitte meie ega Ukraina käest, vaid Eesti Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kajuse käest. Ta ütleb, et Venemaa kulutab oma alles jäänud õhutõrjerakette muret tekitava kiirusega, mis tähendab, et neil hakkab rakettidest sama palju puudus olema kui süsteemidest, millega neid välja lastakse. Vene tagalas okupeeritud Ukraina territooriumil on Venemaa kaitsevõime nii palju langenud, et Ukraina on saavutanud kohalikke õhuülekaalu tsoone, mis annavad riigile kontrolli kaitseta taeva üle. Lisaks RR-280-le viib Ukraina läbi rünnakuid ka M14 ja M4 maanteede vastu, samuti HH-20 maantee osade vastu, mis ühendavad need kaks teed Donetskiga. Mitte midagi sellest ei tohiks juhtuda, sest Venemaa õhutõrje peaks neid rünnakuid takistama, kuid nad ei tee seda. Ukraina hävitab need kõik. Venemaal on nüüd üha pimedam impeerium, vähemalt mis puudutab õhust tulevate ohtudega toimetulekut. Kui ei hävitata õhutõrjesüsteeme, siis hävitatakse radareid. Viimaseid on kallis asendada ja nende kaotamine tähendab, et muidu töökorras õhutõrjesüsteem ei suuda isegi suurt sihtmärki tabada, rääkimata väikesest droonist, mis on teel järgmisele rünnakule. Ukrainal on nüüd kasutusel kolmekihiline strateegia. FPV droonid ründavad nüüd sügavamale kui kunagi varem, ulatudes 35 kilomeetri kaugusele rindejoonest, et kahjustada Vene varustust ja takistada sõduritel rünnakuid alustada. Keskmise tegevusraadiusega droonid ründavad kolonne ja õhutõrjesüsteeme 150 kilomeetri kaugusel rindest, mis mitte ainult ei loo võimalusi keskmise ulatusega rünnakuteks, vaid loob ka turvalisi õhukoridore pikamaa droonidele, et need saaksid lennata Venemaale endale. Mis puudutab Venemaad, siis seal valitseb paanika. Kyiv Post teatab, et Vene sõjablogijad väidavad nüüd, et sõjaväekolonnidel peaksid olema oma radarid, elektroonilise sõjapidamise vahendid ja mobiilsed õhutõrjesüsteemid, et end Ukraina droonide eest raitsta. Võib-olla mõistlik argument, aga kust Venemaa need kõik saab, kui Ukraina juba hävitab nende õhutõrjevõrku? Teised sõjablogijad pööravad oma viha Putini ja tema kaaslaste vastu, väites, et nad on läbi kukkunud erisõjalise operatsiooni eesmärkide saavutamisel ning Venemaa on nüüd haavatavam kui siis, kui Vladimir Putin alustas oma täiemahulist sissetungi 2022 aastal. Ukraina uus hääl teatab, et need blogijad muutuvad Putini suhtes üha julgemaks ja otsekohesemaks, olles varem suunanud oma kriitika Venemaa juhi valitud kindralite pihta. RBC Ukraina sõnul on see kriitika jõudnud sügavale Kremli sisemusse, nii et Venemaa üritab oma sõjablogijaid tsenseerida, piirates nende kasutatavaid sotsiaalmeediakanaleid, nagu Telegram. See on Putini puhul üsna tüüpiline reaktsioon. Kui ta seisab silmitsi tõsise probleemiga, püüab ta seda varjata, mitte sellega silmitsi seista. Ukraina on otsustanud muuta Putini ees seisva probleemi veelgi hullemaks. Ajaleht Financial Times teatab, et Ukraina kaitseministeeriumi andmetel ehitas Ukraina 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul 441% rohkem luuredroone kui sama perioodi jooksul 2025 aastal. Need on droonid, mis uurivad Vene positsioone ja tuvastavad õhutõrjevahendeid, mida rünnata. Ukraina suurendas samal perioodil ka keskmaa ründedroonide tootmist 312%, tagades, et tal on relvad olemas rünnakute alustamiseks, kui luuredroonid leiavad ideaalsed sihtmärgid. Kuid tegelik probleem on selles. Ukraina lõhub nii suure osa Venemaa õhutõrjevõrgustikust, et tema droonid suudavad tungida isegi krooni juveelideks peetavatesse linnadesse nagu Moskva ja Peterburi. See on juba iseenesest piisavalt halb. Aga Putini jaoks on tõeline probleem see, et Venemaal ei paista olevat mingit reaalset võimalust olukorda ümber pöörata ja oma väärikust taastada. Venemaa püüab lahendusi leida. ZAK-30 tsitadelli arendamine on üks neist. See ei ole täpselt uus õhutõrjerelv, vaid pigem on see torn, mis on ehitatud olemasolevate 30 mm kahurite ümber ning ühendab endas radari, automaatse tulejuhtimise ja elektrooptilise jälgimise, võimaldades neil kahuritel tulistada programmeeritavat õhuplahvatusega laskemoona. On selge, et Venemaa püüab leida paremaid lahendusi Ukraina droonidega toimetulekuks, mis sageli suudavad kõrvale hiilida ja hävitada arenenumaid õhutõrjesüsteeme. See võib olla nutikas idee, eriti kui arvestada Ukraina droonide vastu võitlemise kulusid, kuid mõnest kahurist ei piisa, et lahendada Venemaa palju laiemad õhutõrjeprobleemid ning tundub ebatõenäoline, et neid oleks võimalik piisavalt suures mahus kasutusele võtta, et need tõelist muutust tooksid. Ja see viitab Venemaa tegelikule probleemile, mis kõige selle taga peitub. Kui ühendada riik ja okupeeritud alad, on kaitstava maa-ala lihtsalt liiga palju, arvestades, et õhutõrjesüsteemide ja rakettide varud vähenevad pidevalt. Ajutised lahendused nagu ZAK-30 Citadel ei lahenda kuidagi seda probleemi, et Venemaa ei suuda ehitada rohkem õhutõrjesüsteeme ja rakette, et asendada neid, mida ta Ukrainale kaotab. Venemaa ei aita end ka rakettide osas ise kuidagi.
5. juuni raportis avaldas Euromidden Press, et Venemaa on hakanud õhutõrjerakette ümber ehitama relvadeks, mida ta saab kasutada, et suurendada oma ballistiliste rakettide rünnakuid Ukraina vastu. Ilmselt on Venemaa nende ümbertegemiste tempot kahekordistanud, mis tähendab, et tema õhurünnakud muutuvad veelgi võimsamaks. Aga selle jõu hinnaks on õhutõrjerakettide kaotus, mida on juba niigi väga vähe alles. See on lühinägelik strateegia, mis näitab, kui meeleheitlikuks Venemaa on muutunud. Venemaa kannibaliseerib just neid relvi, mida tal praegu kõige rohkem vaja oleks, et saaks Ukrainale veel mõned meeleheitlikud löögid anda. Venemaa loodab saavutada knockouti, sest ta ei taha, et maailm saaks aru, et tegelikult on see viimane meeleheitlik katse võitu saavutada. Jällegi, me ei näe lahendust põhiküsimusele, milleks on see, et Venemaa oli juba algusest peale liiga suur, et seda kaitsta, ning pärast seda, kui Ukraina Venemaa õhutõrjevõrgu lammutas, on selle suurus muutunud veelgi suuremaks koormaks. Atlantic Councili andmetel on umbes veerand Venemaa territooriumist nüüd Ukraina droonide ulatuses. See ei pruugi tunduda nii muljetavaldav, kuni mõistad, et 70% Venemaa elanikkonnast elab sellel territooriumil. See tähendab ka seda, et enamik Venemaa peamisi sõjalisi, tööstuslikke ja energeetilisi objekte on samuti Ukraina rünnakute ulatuses. Venemaa jaoks on see ikkagi liiga suur territoorium kaitsmiseks ning see tähendab, et Venemaa seisab silmitsi raske otsusega iga kord, kui mõni õhutõrjesüsteem või radar rivist välja langeb. Kas see asendab purustatud süsteemi? Kuna Venemaa õhutõrjesüsteemide tootmine on piiratud, tähendab asendamine tavaliselt süsteemi äratoomist mõnest teisest asukohast. Ühte piirkonda tuleb nõrgestada, et tugevdada teist, mis on juba osutunud haavatavaks Ukraina droonide suhtes. Aga kui asendajat ei leita, ründavad need samad droonid lihtsalt uuesti. Me nägime, kuidas Ukraina tegi just seda Tšernihivi silla juures ja see halvatas olulise Venemaa logistilise tee. Siin ei ole Venemaa jaoks õiget otsust. Ükskõik milline valik tehakse, muutub miski, mida Venemaa tahab kaitsta ja Ukraina tahab rünnata, haavatavaks. Venemaa haavatavus on liiga ilmne, ütleb Atlantic Council lisades. Isegi kõige soodsamates tingimustes oleks Kremlil äärmiselt keeruline korraldada tõeliselt tõhusat üleriigilist õhutõrjevõrku. See on hea tähelepanek. Isegi kui Venemaa ei peaks tegelema Ukraina üha kasvava drooniohuga, ei suudaks ta oma territooriumi korralikult kaitsta. Ta oleks sunnitud lootma vaid oma tohutule suurusele ja ähmasele lootusele, et vaenlase toodetud relvadel pole piisavalt ulatust, et midagi tabada. Iroonilisel kombel tähendab see ka seda, et sellised piirkonnad nagu Venemaa Kaug-Ida on ebapiisavalt kaitstud, mis tähendab, et Venemaa ei saa isegi nendest piirkondadest õhutõrjesüsteeme ära tuua, et asendada neid, mis on kaotatud Ukraina ulatuses olevates piirkondades. Jällegi näeme hulgaliselt probleeme, millele Venemaal pole lahendusi. Kui me ütleme, et Venemaa on paljas, siis just seda me mõtleme. Selle õhutõrjevõrk, mis oli juba niigi liiga nõrk, et kõike kaitsta, on nüüd paljastatud ja nõrgestatud. Ukraina jätkab lihtsalt ehitamist. Okupeeritud aladel tuleb veel rohkem rünnakuid, mis loob eelduse veelgi rohkemateks rünnakuteks Venemaa sees. See, mida oleme seni 2026 aastal näinud, on juba iseenesest muljetavaldav, kuid see pole kaugeltki Ukraina võimete tipp. Kui rohkem õhutõrjesüsteeme hävitatakse ja droonide tootmine jätkub kasvavas tempos, saavad Vene impeeriumi paljastatud kroonijuveelid veelgi tugevamaid lööke. Putin tuuakse põlvili ja kui ta pisarais silmadega üles vaatab, näeb ta enda ees vaid veel rohkem Ukraina droone. Ukraina geniaalne strateegia on samuti pannud selle olukorda, kus nad saavad rünnata kohti, mida keegi pole varem tabanud. Näed, tegid seda just selle aasta juunis. Sihtmärgiks oli Kronstadti mereväebaas Peterburi lähedal. Esimest korda üldse lendasid Ukraina droonid otse sellesse olulisse Balti baasi ja tabasid sihtmärki. Mida nad tabasid? Kuidas Ukraina selle ära tegi? Nendele ja teistele küsimustele leiame vastused meie videos. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta kanalit tellida, et näha rohkem meie videoid, kus analüüsime Venemaa läbikukkumisi. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!